ja siis oma lõpetamisel hiljaks jääb. Mis hiljaks? Vaata kella. Pool tundi on aega veel. Raimond Alango, tuntud ka kui Randar või Raimund, sündis 1926. aastal 27. veebruaril Tallinnas, noorte Villemi ja Elviine Alango esimese pojana. Raimond näitas juba varajases nooruses üles musikaalsust, kuigi ta ise muusikaametist ammugi ei unistanud. Mees ise meenutab. Lapsena ma peaaegu just igal vabal momendil laulsin. Peamiselt neid laule, mida nagu kuulda oli raadiost ja mida üldiselt tunti Tallinna esimeses keskkoolis või nagu tol ajal nimetati Gustav Adolfi gümnaasiumis, sai seal mõnes koolipeol ikkagi lauldud. Ent laulmine ei olnud ta ainus anne. Näiteks kuulus ta veel ka Pooli puhkpilliorkestrisse. Rammi ajaprojekt Kvartett Ramm 1 oli üks terve NSV Liidu legendaarsemaid kvartette. Raimond sattus kvartetiga kontakti pea kohe peale Rammiga liitumist. Ta käis tihti nende kontseritel kaasas ning asendas ajendusel alalispassi Werner Gerretsit. 1951. aastal võeti ta ansambli põhikoosseisu ja see auväärt bänd laulis koos kuni aastani 1997, tervelt 46 aastat. Raimond lahkus Rammi koosseisust 1989. aastal, ent Ramm 1 jäi talle südameseks kauemakski. Kvarteti elu saladuseks pidas Alango meeste omavahelist austust. Selleks, et teha koostööd, tuleb tihti arvestada rohkem sõprade kui endaga. Konflikte võib küll ette tulla, ent koos saab kõik lahendatud. Näiteks. Aga muidugi mida võib teistele noorematele soovitada, et kui kipub konflikt tulema, siis ei maksa kohe kõiki välja öelda, mida sa teisest tol momendil just arvad. Natukene aega peab võib-olla 10 või 20 lugema ja siis alles ütlema. Kord öeldud sõna, seda enam ei saa tagasi võtta. Ja Juhan Smuul oma Kihnu Janni suu läbi ütleb, kui mehed tulevad tema juurde, paluma, et kuule, ole täitsa mees, unustame selle riiu ära. Jönn ütleb, et ei unusta, aga meelde tuletama ka ei hakka. Midagi sellist peab meestevahelises läbikäimises olema. Ansambli repertuaar käis seinast seina, alustades rahvalauludest, lõpetades populaarsete maailma autoritega. Aktiivses repertuaaris, mida mehed kas või une pealt lauda oleks suutnud, oli ligi 70 lugu. Raimond pidas bändi suurimaks suuruseks seda, et see võimaldas neil tutvustada igal pool killukest väikese Eesti rahvakultuurist. Iga aplaus tegi südame soojaks. Aastast 1970 kuni aastani 1985 oli Raimond Tallinna Georg Otsa nimelises muusikakoolis õppejõud. Peale seda õpetas ta kuni 1996. aastani noorukeid Tallinna konservatooriumis. Lisaks tegutses ta pikka aega meeskoori häälesjäädjana. Õpetamine on tema sõnul kahepoolne, ühtpidi harimine ja teistpidi enesekatsetamine. Õpilased tulevad vaid siis tundi, kui nad temalt midagi saavad, ja kui nad ei saa, siis pole põhjust tundi tulla. See oli niisugune kaval vend ka,
ta ei lasknud teisi hääli väga karjuda, ta lasi teised hääled alangu hääle sisse sulada. Nii et jäi alangu tämber, jäi maksu selle meeskoori bassirütmas. Ja kui me mäletan, esimene välissõit oli Tšehhoslovakkiasse, seal imestati, küll on teil ilusa häälega bassirühm. Sa kujutad